Hello from Latvia. I'm Elina Tere Ozolā, Lätist! head of Mina olen the Elina Government Ozola ja ma Department olen in maaelu Latvia's arengu osakonna Consulting and Training juht Center. Läti And maaelu today I nõustamise will tell you a koolituskeskuses. bit Ja täna ma about räägin food quality schemes teile and the veidi national food toidukvaliteedi practices in kavadest ja Latvia. So edendustegevustest this Lätis. story I divide into Ma olen oma parts. ettekande jaotanud 2 osaks. Information about food quality schemes Info, and mis also puudutab national food toidukvaliteedi kavasid ja siis edendustegevused. information about food quality schemes in Latvia Toidukvaliteedi is kavad Lätis. prepared in cooperation with Selle Ministry of osa Agriculture valmistasime ette of koostöös the Czech Põllumajandusministeeriumiga. Latvia. So of course in Latvia there Lätis are on not loomulikult only national food mitte schemes siis but ainult also European riiklikud Union food quality schemes. toidukvaliteedikavad, For aga ka example, Euroopa Liidu toidukvaliteedikavad, näiteks mahepõllumajanduse and kava also ja ka like some traditional schemes, guaranteed traditional garanteeritud traditsiooniliste toodete kava, kaitstud geograafilise tähise kava ja kaitstud päritolunimetuse kava. Euroopa Liidu kavade puhul on meil 8 toodet hõlmatud. Mahepõllumajanduses on loomulikult palju rohkem tooteid. Kuid ma sain aru, et täna tahaksite pigem kuulda meie riiklike toidukvaliteedikavade kohta, mis on siis ainult Lätis. Meil on kvaliteetne toode roheline lusikas ja bordeauxpunane lusikas. Need on meie riiklikud kvaliteedikavad. Of course, there is some benefits for being in these quality schemes and kvaliteedikavas osalemisel on teatud eelised nii tootjatele kui ka tarbijatele ja ühiskonnale laiemalt. Näiteks tootjate puhul kvaliteedikavas osalemine tähendab siis administratiivset kaitset, võimalust märgistada tooted äratuntava logoga ja toodet tuntakse Lätis ära, on ka teatud edendustegevused, mis hõlmavad mitte ainult siis neid kavasid, aga ka siis eraldi tootelugusid. Ja on ka toetust mingil määral Euroopa Liidult ja riigilt. Tarbijate jaoks on see toote päritolu kinnitus ja samuti kinnitus ka toote kvaliteetsuse kohta. Ja lisaks siis tootmise kontrollid ja turukontrollid ning ka tarbijatele laiema valiku pakkumine. Mainida tuleks ka eeliseid ühiskonnale. See tagab lisandväärtuse protsesse kohalikes piirkondades, töökohtade säilitamine, majandustegevuse säilitamine, potentsiaalselt võib sellega kaasneda ka töökohtade loomine, kestlik põllumajandus, maastikud ja turismi arendus. Nagu me teame, siis toit ja tooted kujutavad endast rohkemat kui toit, see puudutab majandust, kultuuri, ühiskonda ja tegelikult ka rahvuse ja riigi kaitset. Meie riiklikes toidukvaliteedikavades on arvukalt kategooriaid. Igas tootekategooria puhul on paika pandud ka kriteeriumid, mida tuleb täita. Nii et riiklik toidukvaliteedikava annab tootjatele võimaluse toota ja tarbijatele tagab see kõrgema kvaliteediga tooted. Ma räägin natukene ka kategooriatest. Meil on piim ja piimatooted, veiseliha, sealiha, kitse ja lambaliha ning lihatooted, mesi ja mesindustooted,
muud põllumajandustootjad nagu teravili ja nende tooted, õliseemned ja nende tooted, köögivili, kartulid ja nende saadused, marjad, puuviljad, liittooted ja toidulisandid, munad, linnuliha ja saadused, kala ja saadused, mineraalvesi, joogivesi ja kondiitritooted. Nagu ma mainisin, siis igas kategoorias on teatud nõudmised ja kuna täna on fookus lihatoodetel, siis tõin näiteks lihatoodete nõuded. Keelatud on kasutada toodete tootmises järgmist, kui tegu veise, kitse, lamba, sealiha või jäneselihaga. Külmutatud ja jahutatud liha, mehaaniliselt eraldatud liha, taimsed proteiinid ja loomset päritolu hüdrolüüsitud proteiinid, rasv ja nahaemulsioonid, toidulisandid selleks, et säilitusaega pikendada, välimust parandada ja loomulikult teatud maitse tugevdajad ja nii edasi. Ma ei hakka ette lugema kõiki rasva ja seidekoe sisalduse nõudeid lihas, aga näete, et tootjad peavad need nõuded kõik läbi lugema, mis on sätestatud Põllumajandusministeeriumi dokumentides ja neid nõudeid tuleb täita. Loomulikult on nõuded, mis puudutavad lisatud soolasisaldus 100 grammi lihatoote kohta. Ja ka muud nõuded, mida tootja peab järgima. Selleks, et kasutada kvaliteedimärgist oma toodangul. See ei puuduta ainult seda, kust toodang ja koostisosad pärinevad, aga ka, et tagataks toote kõrgem kvaliteet. Ja nüüd arvnäitajatest, kui palju tooteid on meie kvaliteedikavades. Näete statistikat pea 10 aasta kohta. Rohelise luisika kvaliteedikavas viimase aasta jooksul oli üle 760 toote. Bordeaux punase lusikakavas üle 300. Loomulikult on tootjaid, kes toodavad enamat kui ühte toodet. Ja kõik nende tooted võivad olla riikliku toidukvaliteedikavaga hõlmatud. Nii et tootjate arv, kes osalevad riiklikes kavades eelmisel aastal, oli 151 rohelise lusika kvaliteedikavas ja 65 Bordeaux punase lusika kvaliteedikavas. Paari sõnaga lihast ja lihatoodetest. Rohelise lusika kvaliteedikavas on 31 tootjat. See moodustab 46% kõikidest tootjatest selles kvaliteedikavas ja see on 220 toodet. Ja Bordeaux punases kvaliteedikavas on 5 tootjat ja 31 toodet. Nüüd räägiksin pikemalt toetusprogrammidest kohalikele põllumajandustootjatele ja kodutootjatele ning edendustegevustest Lätis.
Latvian Rural Advisory and Training Center Läti since maaelu nõustamise 2015 koolituskeskus aastast implement activities 2015 to on support program for local agriculture rakendanud producers and tegevusi, small et producers. toetada programme And it kohalikele is põllumajandustootjatele very ja close to kodutootjatele support short food supply chains to ja help them eesmärk on stronger this toetada starting lühikesi point toiduahelaid food producer. ja And our muuta actions ka can divide äri in three alustamise lihtsamaks parts. tootjatele. Meie tegevused võib jagada IT kolmeks: support for local food, IT-toetus educational kohalikule toidule, activities, of course, and haridustegevused also public loomulikult events for ja all avalikud interested persons. üritused And kõikidele huvitatud goal of this osapooltele. activity Nende encourage tegevuste development eesmärgiks on and cooperation julgustada of koostööd ja local producers kohalike by tootjate providing arengut, information, events, and pakkudes education. infot, üritusi Second, ja public väljaõpet. interest in local food Samuti, et producers, avalikkus oleks growers, huvitatud and kohalikest kasvatajatest ja professions tootjatest ja ka by valdkonna promoting their ametitest, involvement in promotion activities. kaasates siis neid For example, edendustegevustesse. some educational activities, it's Ja seminars haridustegevuste and hulka kuuluvad guidelines seminarid ja for suunised producing products toodete and tootmiseks, of course webinars, loomulikult some online veebiseminaride materials, korraldamine, veebimaterjalide and koostamine about public events, ja mis we puudutab are avalikke üritusi, participate siis me in osaleme it's international exhibition, rahvusvahelistel messidel, which näiteks Riga Food. are in autumn and See we are toimub also sügiseti making some ja festivals for our lisaks own korraldame to ka ise festivale ja üritusi promote our selleks, et food edendada producers kohalikku and also talk tootja with toitu consumer ja et suhelda tarbijatega, like educate the et consumer harida about tarbijat quality schemes, about production, seoses kvaliteedikavadega, about their tootmisega, ingredients, and so sellega seoses, on. kust koostisosad And pärit on ja nii edasi. a little bit more about our Paari sõnaga räägiksin IT veel meie IT developed platform platvormist novadagarsa.lv. Tegemist on elektroonilise Läti tootjate ja töötlejate kataloogiga. 2019 see kataloog loodi. There are more than 960 entrepreneurs, farmers, fruit Sinna on sisestatud üle 960 ettevõtja ja siin kataloogis on nii mahe kui integreeritud kasvatuse ja tootmisega tegelevad tootjad, kes on hõlmatud siis kvaliteedikavasse, näiteks nagu rohelise lusika kavasse, ja kataloog on kõikidele huvitatud osapooltele ligipääsetav ja see on selline lühikese tarneahela register Lätis. See on informatiivne ja hõlmab infot tootja kohta ja kontakte ja infot toodete kohta, see on ettevõtete profiilid, aga ta on ka selline interneti veebipõhine turg, kus on võimalik soetada tooteid. Nii et meil on selline terviklik lähenemine ja loomulikult ettevõtjad ise vastutavad toodete müügi eest. Ja lõpetuseks paari sõnaga ka riiklike toidukvaliteedikavade edendustegevustest Lätis. Eelmisel aastal korraldasime kampaaniaid sotsiaalmeedias ja veebimeedias. Jagasime infot rohelise lusika ja Bordeaux punase lusika kvaliteedikavade kohta, mis on erinevused, mis tooted sinna kuuluvad. Samuti tehti intervjuusid, milles räägiti sellest, miks on oluline osta kvaliteetset toitu. Loomulikult regulaarne kommunikatsioon sotsiaalmeedias
samuti üritustel osalemine, samuti välireklaam ning loomulikult on vaja seminaridel suhelda tootjatega. Me korraldasime seminare, rääkisime sellest, mida need kavad endast kujutavad ja mis on nende eelised. Nii et tänan tähelepanu eest ja leiate siit ka meie kataloogi, mis sisaldab infot mitte ainult tootjate kohta, aga ka kvaliteedikavade kohta.